see on siis nüüd selline süsteem, et Eestis on võimalik ka selliste kursuste läbimisega saada esimese, teise ja kolmanda nagu taseme treeneri oskusi või teadmisi. Ja meie siis nüüd ülikoolist õpetaksimegi nagu üldosa või siis sellist pedagoogikat, füsioloogiat, psühholoogiat, mis on nagu kõigile treeneritele vajalik. Ja peale selle siis vastavalt erialale peab samas mahus see treeneri kvalifikatsiooni taotleja läbima ka erialakoolituse. Et need tasemed jagunevad siis nii, et esimesel tasemel on 60 tundi koolitust, teisel on siis 120 ja kolmandal 180 tundi. Et kokku tuleb päris korralik koolitus läbida, aga muidugi, ütleme nagu professionaalse treeneri vajaduseks oleks ikkagi ülikooliharidus, nii me leiame igal juhul. Kaire Nurja on olnud väga tubli ja initsiatiivikas selle asja korraldamisel, et kõigepealt ta leppis instituudi juhataja Ando Pehmega kokku ja siis tuli see organiseerimise pool tuli siis nagu täiendkoolituskeskusele, mida ma juhatan. Et täna me oleme siin 4 inimesega, meil on psühholoog, noor hakkaja Jörgen Matsi, siis on meil spordimeditsiiniloengud, loeb väga tuntud doktor Jalak Rein ja pedagoogika poolt siis instituudi juhataja Ando Pehme ise ja siis sellist organismi füsioloogia, anatoomia tutvustust ja ka sellest treenerite koolituse süsteemist räägin siis mina, Tõnis Metsin. On teil kogemusi, et Eesti väiksemates piirkondades on midagi taolist juba korraldatud või on nüüd Orissaare esimene? Ei, kindlasti mitte. Kohe tuleb meelde Türi majandustehniku, mis Leonhard Soom viis läbi oma spordiklassis sellise koolituse. Siis meil Tartus Kivilinna gümnaasiumis on selline spordikallakuga klass ja muidugi Otepää suusagümnaasium ehk Audentese filiaal on olnud huvitatud nendest koolitustest, nii et see huviliste ring on ikka nagu laienenud.